Tere, mina olen Kalmer tennisetrenni.ee juhtmõtte toimkonnast. Paljudel tenniseharrastajatel on mureks, kuidas leida endale mängupartnerit selliselt, et mõlemale poolele oleks väljakutse sobilik. Oletagem, et Eesti hinnanguliselt 10 000 tenniseharrastajast on praegu meie sihtgrupiks 5 mängijat. Värvid tähendavad erinevaid tasemeid, rohelised mängivad praegu omavahel, oranžid mängivad ka omavahel ja siis tuleb piirkonda üks uus edasi jõudnud mängija, kellel on ka vaja väljakutseid ja kes tahab ka endale partnerit leida. Selle murekoha lahendamiseks pakume välja kõigelt ligipääsetava mängupartnerite täppisotsingu-süsteemi, mis tugineb kasutajate kui siis mängijate üksikasjalikele tasemeprofiilidele. Näiteks siis edasi jõudnud mängija kaardistab oma profiili ära lihtsustatud mõttes niimoodi, et tal on jube hea vindiga serv, aga tagajoone mäng jääb nõrgaks. Ja nüüd ühel rohelisel mängijal on ka see probleem, et kui ta seda teise rohelise mängijaga mängib, siis nad on juba nii harjunud oma mänguga, et vajavad mõlemad väljakutseid. Nüüd oletame, et see roheline mängija kaardistab ära, et ta just tahaks õppida vindiga servi tõrjumist, aga samas on tal väga püsiv tagajoone mäng. Ja süsteem viibki nüüd need 2 mängijat omavahel vähemalt 9 korraks kokku, et nad saavad harjutada. Kui süsteemis on juba piisav hulk kasutajaid, saame sisse viia väikese periooditasu ning ühtlasi pakkuda ka tänu nendele tasemeprofiilidele välja üksikasjalikud harjutused, mida nad omavahel saaksid kasutada. Sellist täppisotsingu süsteemi minule teada olevalt maailmas ei ole. Ja mis puudutab veel neid tasemeprofiile, siis kõik kasutajad ise ja ka teised kasutajad ning ka meie saame neid täiendada ning kui juba süsteem on käima lükatud, siis püüame sinna süsteemi ka iga päev uut infot lisada harjutuste näol. Nüüd mainisin ühe võimaliku tulukoha ära, aga lisaks toetab selline süsteem ka reaalselt trennide võistluste läbiviimist ning on ka atraktiivseks kohaks reklaamiostjatele. Meie toimkonnas on olemas veebiarenduse, aga ka tennisetreeneri pädevus. Üks inimene tegeleb praegu harjutuste kogumisega ning keeleline pädevus aitab seda süsteemiga minna hiljem väljaspoole Eestit.